nagu jõulukuule kohane, siis tuli lumi maha. Täna oli postkastis selline tore kalender, on siis hambakalender, mis siis loodetavasti inspireerib ka meie last hambaid pesema. Et see hambaste pesu on tavaliselt selline keerukas ettevõtmine. Et saame küll tehtud, aga on vaja natuke kavalust kasutada kogu aeg, et ta nagu vabatahtlikult ei lase hambaid pesta. Muuhulgas olid siin kaasas ka sellised kleepsud, et kui laps on tubli ja laseb hambaid pesta või peseb ise, siis saab sellise kleepsu. Kas sa joonistad? Tõmbame nii ütte. Jutti tõmbasid, jah? Joone. Loovustunnis on käidud ja nüüd natuke jalutame siin maja ümbruses. Tanju tutvub esimest korda lumega. Kas see on lumi? On, jah? Mis on lumi? Vaatab või? Ei oska sellest suurt arvata midagi. Lumi on külm kevaliselt. Jah, korraks katsu seda lund. Vaata, kas see on külm, jah? On külm, jah? See on lumi. Lumi on külm. Lumi on külm. Lumehelbed. See on külm, jah? Ei oska suurt midagi arvata sellest. Külm nagu jäätis. Täna on meil menüüs seljanka. Head isu. Sina sööd ka seljankat hea meelega, sulle maitseb, jah? Tanju uus lemmiktegevus on loomakestele majade ehitamine. Ja siis eriti meeldib talle niimoodi seda luuki siin lahti teha ja kinni panna. Siis kui loomakesed on kodus, siis luuk läheb kinni. Ja veel meeldib talle enda jalgu sinna majakese sisse panna. Ja siis väravaid lahti kinni panna. Võt sellised lemmiktegevused. Kõige lemmikum asi on raamatuid vaadata. Ja mõned raamatud on kohe eriti lemmikud, et neid ikka päevas mitu korda vaadatakse. Kus on oranž kala? Kus sa näed oranži kala? Õige. Aga kas sa kuskil näed ka kollast kala? Aga kassi näed või? Kus kass on? Õige, tubli, jaa. Seal on veel üks kass. Voh, seal on ka, jah, õige. Kook. Kas poiss sööb kooki või? Kas sulle ka maitseb kook? On, jah. Kas see on koogipuru seal või? On, jah. Koogipuru on see, jah. See on ka üks tore raamat. Põhimõtteliselt on see selline, et alguses on nagu ühtemoodi ja pärast siis sikutad selle lahti ja siis on nagu teistmoodi. Enne ja pärast. Enne on nii ja pärast on nii. Tanju sai Ameerikast paki. See on siis jõulukingitus meie sugulaste poolt. Ja hakkame siis seda lahti tegema ja piilume siia sisse. Mis siin on? Kas teed lahti ka? Tee pakk lahti ka. Tõmba lahti. Jaa, tõmba lahti. Tubli. Oi, kui vahva. Siin sees tunduvad olevat riided. Vaata, see on siis selline pidžaama. Oi, kui vahva, jah, nii tore pidžaama. Siis on siin sokke. Oi, kui tore. Sulle saadeti talvejoppe. Oi, kui vahva. Väga ilus. Nii ilus joppe. Siis on siin sukapüksid. Erinevad sussid. Oi, kui palju siin on issakene. Kindad, müts. Soojad riided ühe sõnaga. On pükse. Vaata, kui kihvtid. Suur tänu, et meie saadame kindlasti sugulastele omalt poolt ka.
kingitused, midagi Eestist. Ja jõulukink on ka siin, nii et selle saab siis laps kätte jõulude ajal. Sel aastal me päris kuuske ei too, aga kuna meil on seina peal selline puu nagu ornament, siis mõtlesime, et ehime selle ära. Jõuluehted on meil sellise karbi sees. Meie oleme nüüd seda jõulupuud kaunistamas ja Tannu annab mulle siis ehted ja mina riputan. No, kas annad emmele? See tuleb järgmiseks, jah? Aha. Nii ma panen siis selle kuskile nüüd siia. Vaatame, kus me võiksime selle panna. Äkki näiteks siia. Paneme selle siis siia. Praegult on meil tulemus selline. Nii, võtame veel. Nii, kas võtame selle ka? Oi, see on väga ilus. Kas selle paneme kohe siia niimoodi tippu? Proovime selle, paneme siia tippu. Kas see on järgmine, jah? Paneme selle. Nii. Sellised päkapikukesed. Ja selline näeb siis meie jõulupuu hetkel välja. Võimalik, et midagi tuleb veel siia juurde, aga ma arvan, et on juba praegu päris armas. Vanavanemad tulevad külla homme ja mõtlesin, et pole ammu kartulisalatit teinud, et selline suur isu tuli selle järgi. Viimati tegin ma kartulisalatit juunivlogis. Nii et siin on siis kartulid keevad ja munad keevad ja kohe panen porgandid ka keema. Nii, muna ja õun on nüüd lisatud. Lisasin siia peale nüüd porgandid ja herned. Ja siin on terve kausitäis hakitud kartulit. Lõpuks on hakitud ka vorst ja nüüd hakkame siis salatit segama. Ja proovime kohe ära ka. Super hea. Kartulisalat on mul juba lapsest saati lemmik olnud. Meie oleme siis praegult lauda siin katmas ja toit on kohe valmis. Ja külalised on ka kohe tulemas. Täna on menüüs hakklihakaste, aurutatud köögiviljad ja selline praetud kartulitamp. Kiidetud ja praetud. Jah, kiidetud ja praetud. Ja proovime ära ka sellise glögi, mis on siis kasemahlaglögi. Kõlab hästi huvitavalt. Kuna jõuluaeg on kohe lähenemas, siis sobib siia hästi. Lõhnab üli hästi. Nii et mul on kõrged ootused. Homsest hakkavad Tannul ka päkapikud käima. Me panime juba sussi ka niimoodi rippuma siia. Nagu ma teile ennem näitasin, siis meil jõulupuud ei ole, aga see seina peal olev puukaunistus ongi siis sellel aastal nagu meie jõulupuu. Selle sussi ma tellisin selliselt Facebooki lehelt nagu ripukesed. Nii et keda huvitab, siis võite vaadata. Meile tuli üks tore pakk ja siin sees peaks olema nüüd selline vahva raamat. Kui te mäletate, siis ma olen mitu korda oma vlogides rääkinud sellisest raamatust nagu Minu kasvamise päevik. Ja selle tegijad on nüüd valmis saanud täiesti uue raamatuga. Siin sees oli siis selline vahva päevik Minu ja sinu tähtsad jutud. Ja ma hakkan kohe uudistama seda, ma väga palju ei teagi sellest veel. Vaatame siis, mis see sisukord siin endast kujutab. Tundub jälle väga tore raamat, kindlasti ka kasulik. See on midagi, mida siis laps ja lapsevanem saavad hakata koos täitma. Ehk siis siit tulevad välja lapse mured läbi joonistuste ja üldse lapse mõtted. Siin ütleb, et läbi vestluse ja joonistamise tegib lapsevanemal võimalus aegsasti lapse mured kuulda, et talle kohe õigel hetkel toeks olla. Ja selle raamatu kohta saate rohkem informatsiooni www.minulugu.eu. Nii et sealt saab siis ka tellida.
Mardile või? Tema on alati nagu Lapimaal jõuluvana külas korvatundru käib kõva askeldus. Päkapikkude suure jõulupeole on jäänud täpselt 12 päeva. Nagu kõigile päkapikkudele meeldivad jõulud ka väikesele Villele. Meil on täna külalised Londonist ja just katsime laua. Siin all on pannkoogid ootamas, mida me magustoiduks sööme jäätise ja mustikatega. Siin ma tegin külma kastme ja söögiks on meil siis aurutatud köögiviljad, riis ja kotletid. Mina olen nüüd stuudiosse jõudnud ja mul hakkab kohe fotosessioon. Üks tore perekond tuleb pildistama oma pisikese põnniga. Ja setup on siis selline meil. Imeilus. Ja lapsukeste jaoks on selline taust ka, et istuvad siin selle kuuseokste rõnga ees. Hästi ilus. Vaatame, mis siis täna päkapikk tõi. Võtame selle sussi siit alla ja vaata, Tanju, kas sa ise paned oma kätu siia sisse või? Vaata, kas sa saad kätte sealt seest. Oi, näita, mis sa said. Tanju sai sellise müslibatonikese. Sa tahad seda süüa ka kohe? Tahad, jah? No nii. Jõulud on selline pakkide saatmise aeg ja meie saime ka ühe vahva paki. Mina juba aiman, mis siin sees on. On selliselt brändilt nagu Ainus Mõte. Aga vaatame siis siia sisse. Ainus Mõte, selline bränd, saatis meile 2020. aasta kalendri, mis nad on ise valmis teinud ja kujundanud. Kas see linnukene on seal või? Lind on see. Vaatame mõningaid pilte. Jälle hästi ilusad illustratsioonid nagu alati. Vaata, kui vahvad. On toredad või? Vaata, kes see on jänku või? Rebane. Kas see on rott? Vaata, see on rott. Siin on siis näha täpsemalt, et milline iga lehekülg välja näeb. Hästi toredad illustratsioonid ja igale pereliikmele on siis ruumi oma asju sinna kirjutada. Ja keda ka huvitab selline kalender, siis vaadake Ainus Mõte Facebooki lehte.
nii et hästi tore ja praktiline kingitus. Aitäh, ainus mõte! Kas sina oled väike päkapikk? Oled!